Sa võiksid arvata, et enamik naisi tunneks end ebamugavalt mõtte pärast, et vägistajad vabastatakse vanglatest ja nad kõndivad tänavatel ringi, eks? Aga tuleb välja, et see liberaalne idioot arvab tegelikult, et vanglate kaotamine on olulisem kui naiste turvalisus. Ma mõtlen, Nick Shelley on selle teemaga tõesti väga head tööd teinud. Ja seetõttu ei ole ma kindel, mida vanglad tegelikult meie ühiskonna jaoks teevad. Aga sina, mida sina arvad? Mina olen. Nad hoiavad halbu inimesi eemal headest inimestest. Mõtle parempoolsete peale. Ja siis küsib Nick, mida sa arvad kommunismi tõusust? Seda oleks mul raske vastata, kui meil pole ühist arusaama kommunismist. Ja, näiteks praegu siin New Yorgis külmutatakse üüri, tahetakse Medicare'i kõigile, see on tasuta Medicare, tahetakse maksustada rikkaid ja ümber jagada rikkust. Tormund Tommy tahab ka, et vangi vabastataks. Ta püüab Rikersi saarest lahti saada ja kaotada eraomandi. Kõik need asjad kõlavad, kui sa oled rumal päris kenasti. Aga pea meeles, see kõik on ju brändingu küsimuseks. See on nagu jah, külmutame üüri ja kaotame eraomandi ning vabastame kõik inimesed, et kõik oleksid vabad. Kui sul pole võimet 2 sekunditki mõelda, siis see kõlab nagu jah, muidugi me tahame suurepärast ühiskonda, kus kõik on lihtsalt toredad ja lustivad tänavatel ning elavad ilusasti. Kodudes. Aga tegelikult ühiskond ei toimi nii te rumalukesed. Mõnel juhul ka. Aitäh selle definitsiooni eest. Minu mõtted on üsna positiivsed. Tunnen, et olen sellega ühel meelel. Ma ei saa tegelikult selle kohta midagi öelda. Detailidesse ma ei saa laskuda, aga ma arvan, et olen üsna kommunismi pooldaja. Ma pooldan asjade kättesaadavaks tegemist. Olen üsna selle poolt, et vanglad tuleks kaotada. Kuidas saab sulle meeldida mõte vanglatest loobumisest? Kriminaalsüsteem on väga kummaline viis inimkonnaga üldiselt suhestumiseks. Kas sa näed, et neil inimestel pole isegi võimet sidusaid lauseid öelda? Nad on nii mures kõige pärast, mida nad ütlevad, et nad räägivad lihtsalt mingites ebamäärastes lausetes nagu mis on juhtunud? Mis on meie rahvaga juhtunud? Ja peale selle, miks sa endale juukselõikust ei tee? Ja asjad, millest meie liigina pole huvitatud ega taha neid jätkata. Ma arvan, et see on natuke tagurlik ja seetõttu pole kindel, mida vanglad tegelikult meie ühiskonna heaks teevad. Kas sa tahaksid, et kurjategijad oleksid vabaduses? Kas ma tahan, et kurjategijad oleksid vabaduses? Muidugi. See sobib mulle. Sest kurjategija mõiste on minu jaoks natuke naljakas. Kurjategija mõiste on sinu jaoks natuke naljakas. Sa lihtsalt tahad kurjategijaid. Kas sa oled hull? Kas need inimesed on hullud? Ütleme näiteks, et keegi on mägistanud naise. Täiesti. Kas sa tahaksid, et oleks tänaval vaba? Ma arvan, et mu vastus on jah, kuigi seda on raske öelda. Kui sind vägistataks, kas sa tahaksid, et sinu vägistaja oleks tänaval vaba? Lase mul lõpetada. Sest mind on vägistatud ja nad ongi tänaval vabad. Ja ma ei ole kindel, kas nende vanglasse saatmine on lahendus sellele, mis toimub nende südames või isegi minu enda südames, mis võis sellele kogemusele kaasa aidata. Vabandust. Ma vabandan. Vabandust. Ja ma ei taha, et rohkem inimesi vägistatakse. Aga ma ei tea kindlalt, kas Ameerika Ühendriikides vanglasse minek muudab midagi nende mõttemaailmas. See ei pruugi nende mõttemaailmas midagi muuta, aga see hoiaks nad eemal inimestest nagu sina ja keegi, kes on vägistatud ning teab, et see inimene võib neid igal hetkel uuesti vägistada, sest ta on vaba. Ma mõtlen, halloo? Et nad teeksid järgmisel korral teistsuguse valiku. Nii et DSAs ehk Ameerika demokraatlike sotsialistide seas tahavad nad tegelikult politsei rahastamist vähendada ja vanglad kaotada. Tegelikult vaatas Zora Mandami koos Rikers Islandi vangidega jalgpalli maailma meistrivõistlusi. See naine tahab, ta ütles seda ise, et nad lihtsalt tänaval oleksid. See on natuke hullumeelne. Natuke hullumeelne? See on tohutult hullumeelne. Siin on meie jaoks statistika. Võtame selle otse sellelt naiselt, kes on sotsialist ja ta ütleb, et on tegelikult kommunismi pooldaja ning tahab, et vanglad ja politsei kaotataks. See on see, mida DSA avalikult toetab. Nad toetavad vanglate ja politsei kaotamist pikaajalise eesmärgina. Nende ametlikus programmis on kirjas sellised punktid, nagu politsei osakondade demilitariseerimine, politseiliitude võimu vähendamine ja rahastuse suunamine avalikesse teenustesse, kui sammud politsei ja vanglasüsteemi täieliku kaotamise suunas, mis kaitseb rikkaid ja vangistab vaeseid. Muidugi, see on seotud sellega, et rikkaid kaitstakse ja vaeseid vangistatakse, sest täpselt nii see töötab. Mitte nii, et vangistatakse kurjategijad ja need, kes ei ole kurjategijad, jäävad vabaks. Milline rumal vastandus? Aga mis veelgi tähtsam, mida nad tahavad? Nad tahavad olla olukorras, kus kui nad hakkavad ebaseaduslikult tegutsema, ei saa keegi neid peatada.
see ongi tegelik eesmärk siin. Kui sul pole politseid, siis muutud diktatuuriks. Kes takistab sind diktaatoriks saamast? Mitte keegi. Kui oled kõigilt relvad ära võtnud, kes sind peatab? Mitte keegi. Kui oled kõigilt midagi ära võtnud, kes sind peatab? Nad ei saa sind peatada. Nii et kõik need asjad on tembeldatud justkui mingiks geniaalseks turvalisuse ja armastuse ideoloogiaks. Aga tegelikult on see lihtsalt totalitaarne äärmuslus, et tagada, et sa ei saaks kunagi end kaitsta. ja ta tamab, et isegi vägistajad oleksid sinuga tänaval. Hullumeelne. Ja see on Ameerika demokraatlike sotsialistide põhieesmärk. Ja kui sa seda vaatad, siis siin on kirjas, et nad toetavad selgesõnaliselt vanglate ja politsei kaotamist pikaajalise eesmärgina. Mida see siis tegelikult tähendab? Politsei rahastuse vähendamine, lükates tagasi eelarve suurendamise ning lõpetades töölisklassi ellujäämise kriminaliseerimise. Ta ei loe seda siin ette. Eelarvete iga-aastane kärpimine nullini. See tähendab, et kodutud lastakse tänavatele ja nad võivad teha, mida iganes tahavad. Vabadus kõigile vangistatud inimestele. Püüa sellest ometi aru saada, see on hullumeelne. Kõik vangistatud inimesed, olgu. Sa ei räägi lihtsalt mingist suvalisest tüübist, kes paar aastat tagasi midagi varastas. Ei. Sa räägid jõukude juhtidest. Sa räägid terroristidest. Sa räägid inimestest, kes panid toime 11. septembri rünnakud. Sa räägid sõna otseses mõttes hulludest, kes kõnnivad sinu tänavatel ringi. Ja see on osa sellest, mida DSA tegelikult usub. Politsei demilitariseerimine, mis tegelikult tähendab politsei kaotamist, investeerimine kogukonna enesejuhtimisse. Ja oota, kuni kuuled, mis see on. Kui nad kavatsevad vanglad ja politsei kaotada, siis mis on plaanid? Millega nad vanglad asendavad? Mitte millegagi erilist. Ennetamine toimub sotsiaalsete investeeringute kaudu, mis tähendab lihtsalt eluaseme, töökohtade ja kogukonna ressursside pakkumist, mis me kõik teame, et ei tööta selliste inimeste puhul nagu narkodiilerid, mõrvarid ja vägistajad. Ja siit see tuleb. Meil on kogukondlik hoolitsus ja enesejuhendamine, mis tähendab lihtsalt vastastikust abi. Ehk siis sa lihtsalt räägid inimestega ja vaatad, kuidas neil läheb. Ja siis on neil see idee, et nad lihtsalt muudavad õigussüsteemi täielikult. Ja kuidas nad seda teevad? Selliste asjade kaudu nagu meditatsioon. Ma mõtlen, need inimesed on tõsised. Nad on tõsine oht Ameerikale. Nad tahavad kommunismi. Nad tahavad kaotada meie vanglad. Nad tahavad lahti saada meie politseist. Ja siis tahavad nad kõik kurjategijad tänavale vabastada. Ma mõtlen, kes ei mõelnud selle peale? Me kõik oleksime pidanud teadma, et sa pead lihtsalt mediteerima ja siis sa ei ole enam kohutav inimene. Sul ei ole vaja teraapiat, sul ei ole vaja vanglaid, sul on vaja ainult meditatsiooni ja siis sa näed valgust. Miks me ei mõelnud sellele varem? Miks me ei võtnud Hitleri ja ei õpetanud talle meditatsiooni? Miks me ei rääkinud Staliniga ja ei öelnud talle, et mine lihtsalt õue, hinga sisse ja välja ja sai hukka miljoneid ja miljoneid ja miljoneid inimesi? Miks sa ei lähe räägi demokraatidega, nende inimestega, kes juhivad, ma ei tea, Põhja-Koread ja ei küsi neilt, miks nad ei mediteeri, et maailm paremaks muutuks? Aga unusta nemad, kurjategijad sinu tänaval, jõugud, vägistajad, kõik nemad. Nad peaksid lihtsalt mediteerima, sest hingamine lahendab kõik probleemid. Enesekorraldus on palju parem kui vanglad. Loomulikult. Ma mõtlen, kui see tüdruk järgmine kord midagi sellist kogeb, loodetavasti mitte kunagi, aga kui ta peaks sattuma kellegi vastiku otsa, siis võib-olla peaks ta lihtsalt ütlema neile, et hingake sisse ja hingake välja ning nad meenutavad, et peaksid paremini käituma. Aitäh, et sellele teemale aega pühendasite.